Bonifacius, terve see aeg, kui sa magasid, on nii palju sündmusi aset leidnud siin majas, millest sa ei teagi. Alustame siis võib-olla sellest, et sa ei olegi enam päris üksi siin magamistoas minu öökapi peal, vaid esimesel korrusel on tulnud elama üks valge karu. Võib-olla tahad temaga tuttavaks saada? Loomulikult tahan ma temaga tuttavaks saada, sellepärast et kaua ma pean üksi elama ja kogu aeg teie lollusi jälgima. Sellepärast ma magangi suurem osa aega. Et ma lihtsalt väsin sellest ära, kus see valge karu on, tee mind tuttavaks temaga. Näed, seal ta on. Timo! Jah, ma ei pannudki ennem tähele. Ahoi! Bonifacius, ta muide on hispaaniakeelne. Ta eesti keelest aru ei saa. Nii et proovi hispaania keeles. Hola, amigo! How do you do? Bonifacius, see ei olnud nüüd päris puhas hispaania keel. See on täpselt selline keel, nagu ma kuulen sind rääkimas ja seiad. Te kogu aeg räägite seda hispaania inglise segapudi ja loomulikult mina õpin ainult teie pealt. Nii et küll ta aru saab, sellepärast et karudel on omavahel selline karudele ainult arusaadav murrak, millest nemad räägivad. Minule igal juhul see valge karu väga meeldib. Mis ta nimi on? Küsi ise ta käest, joh ei tii. Mis on sinu nimi? Mina olen Miša. Ma olin sunnitud valge karu asemel ise rääkima, sellepärast et valge karu ei räägi eesti keelt, nii et ma lihtsalt Igal juhul on ta väga tore ja minu arust on väga tore see, et ta elab esimesel korrusel. Sellepärast, et kui ta teisele korrusele tuleb, siis meie sõprus võib pika peale muutuda meile mõlemile väsitavaks. Ja sellepärast on tore aeg-ajalt käia siin esimesel korrusel ja temaga nii-öelda sotsialiseeruda. Ja nii see ongi. Eks me kõik vaja sotsialiseerumist ja sõpru. Ja Bonifacius on mulle heaks sõbraks on olnud nendel aegadel, kui ma olin päris üksi. Ja kulgesin mööda seda teed, mis mind 4 aastat tagasi, peaaegu 4 aastat tagasi siia Hispaaniasse tõi. Ja olen ustav. Olen ustavaks jäänud oma vanale sõbrale, olgu, et aina vähem tuleb ta meelde. Aga täna, kui on rahvusvaheline kaisukarude päev, no siis oleks patt seda olnud mitte meelde tuletada. On nii, Bonifacius? Muidugi. Mulle see väga meeldib, ega ma iga päev ei viitsigi etelda. Aga üle mingisuguse aja on päris tore vaadata tervet seda olemist läbi kollase karu silmade. Nii et igal juhul olen ma sulle Neeme ja Seia, teile mõlemil olen tänulik, et te mu üles ajasite sellel tähtsal päeval. Kaisukarude rahvusvaheline austamise päev. Ja nii lihtne see ongi. Otsi üles ka enda karu. Ta on sul ju olemas. Kui teda ei ole füüsiliselt olemas, siis on ta su mälestustes olemas, vaimus olemas. Ja sa võid ka minu vanune hallpea olla. Kuskil kohas on ta sinu meeltes ja mälestustes varasest lapsepõlvest ju olemas.
kui ta ei olnud ka kaisuvaru, kui ta oli mingisugune muu kõige kallim lelu, oli ta sul ikkagi olemas. Mõtle selle peale, sõber.